Jõuki jõu, nagu Kaspar ütleb. Mis meil see oma on? Tšau sõbrad. Tšau sõbrad. Täna oleme Auto 100 platsile tulnud siis ja Marko hakkab meil jälle mingit mängu tegema. Me saame siit ühe auto ja siis lähme Tartu motoshow'le. Ja meil Auto 100 andis rõõmsalt ühe toreda auto, millega minna Tartu. Aga kuna te ei tea, mis auto see on, siis mul on selle auto kohta 7 erinevat fakti, mis käivad ja te peate siit platsi pealt selle üles leidma. See on diisel, see on Saksa mark, varustus sisaldab 2-toonilist nahka, auto kerevärv on tume ning tegemist on ruumika autoga. No ma pakun kohe selle ära, kuna Auto 100 põhibränd on Porsche, siis ma pakun selle. Sa pead valima siit praegu ühe auto. Ma võtan selle 7. BMW, ma loodan, et äkki saame selle auto. See oleks ju väga mugav sõita. Nii, Siimu pakkumine 7. BM. Ma mõtlesin, sa tõid need siia, et me lähme ikka sinna. S-klass ka ju samamoodi, täpselt samamoodi. No ega siin palju sakslased ei ole, Audit on ka veel siin. Te võite kõik mööda. Valik on ikka väga suur siin ju, kui sellisega minna oleks ikka, no ma loodan, et me läheme sellega, et äkki ma panin õigesti kohe. No kui me läheks sellega, ma oleks öelnud, et me läheme sellega. Ei lähe sellega. Ei lähe. Autoga on läbitavad ka erinevad pinnased ja maastikud. Meil kellegil pole seda konkreetset autot mudelit kunagi omandis olnud. Ja auto kuulub Saksa suurima tootja nime alla ja on selle konkreetse tootja suurim linnamaastur. No siis on kindlasti Volkswagen. Nii, juba jõuame. Audi, sealt ilus paistab. Ei, kõige populaarsem on Volkswagen ja kõige suurem, siis ta peab Touareg olema, nii et... Samas ma ei tea, ega Audid on ka, ütleme, suhteliselt populaarne. Ikka Volkswagen. No ma loodan, seal on üks vaata, kuule. See vaatab jumala just vaatab sealt vastu. Punase supportiga must Audi. Aga ma aitan teid, ma annan viimased faktid ja ühe asja, mille järgi te leiate kohe selle üles. Me leidsime juba ühe Touaregi üles, nii et ma arvan, et see on see. Aga ma ütlen viimased faktid. Vaata seda, mis paganab pomba seal on. 49 500. Ja kui te tahate natuke cheatida, siis Legos Auto ID on 21076. Kes leiab nüüd ülesse? Ma panen kiiret. 21076. No. Aga leia see auto, ole poistest kiirem. No ma juba näen seal. Peab Touareg olema, sest et... Oota, mis auto hind Legos oli? 49 500 soodushind. Audi on 39 soodushind. Nii et... Aga sellel? Te jäite osast ilma, sest Gert juba tegelikult leidis, sest ma ütlesin, et auto ID. Oota. Kes esimesena võtme saab, see valib, kes sõidab või? Kas ma võidan või? Mul oli esimesena Vegost lahti see. Siis on Gerdi võit. Muidugi, vaadake. Ma teen nii, et ma nagu ei vali ühtegi, aga te peate 3 kiiber käärid tegema. See, kes kaotab, see sõidab. 1, 2, 3. Marko sõidab. Ei, aga see on ülilai käär. Näita veel, jah. Näita veel, mis sa välja said meile? Ma arvan, me jõuame seda autot veel tutvustada. Kindlasti. Teeme kiire. Aga... Oota, aga first impression võiks ikka olla. No vaata seda ekraani majandust. Valge, hele, sisu. Kas on keegi üldse Touaregiga sõitnud kunagi või? Ma olen kõrval istunud kunagi. Võib-olla mõne vanema mudeliga. Vanadega küll. Sellega on ju väga mugav Tartusse minna. Mis asja sa kaasa võtsid, lambis? No messi ala nii suur ja pärast me seal kui sul see juba kaasas oli, viskame pagassi, vaatame, kas peale mahub või? No see idee oligi, jah. Küll ta mahub. Suusasaapad selles võts igaks juhuks on peal, et pärast, mine sa tea, ega juba siuke sügisene aeg, et äkki... Kus sa hüppama lähed nendega praegu? Äkki tuleb lumi. Äkki hakkab keset päev. Aga siin tead, et Tartu on lõuna pool, seal on soem, ma arvan. Ei, Otepää on lähedal juba. Kasparil on ju mingi mõrvakohver ka kaasas. Mis sa sellega tegema hakkad? Mõtlesin võtta kaasa, kas kunagi ei tea ju, mis tuleb. Igaks juhuks ju. Et kui auto 24 vastu tuleb. Jah, me läheme ikka auto 20 platsile. Aga see oli see põgenemistoa kast. Kodust või põgenemistoa, jah? Siit me saame mängima hakata. Siit saab mängima hakata, jah? Kõik, kes meie videosi vaatavad, siis ma ütlen vahel, et poiss, kes mul siin kõrval istub Gert, siis ta on põline bemmimees. Kui sul ei ole bemmi, siis sul ei ole autot. Seal taga filmikaameramees on veel hullem bemmimees. Tal ei ole isegi olnud ühtegi muud brändi. Aga minu jaoks see on ülioluline lisa. Mul on jalad nii pikad ja muidu mul on siuke tunne, nagu iste lõpeksid poole jalapatele. Lisaks sellele, et ta on bemmimees, ta on ka ebaharilik keha. See on ülipikad jalad. See ma olen... Lühike torso. Mingid igavad autod siin tee ääres seisavad, polegi need kesklinnas nii igavaid autosid. Touaregiga ikka kohale tuled, siis ikka rahvast pöörab pilku ka, ma vaatan. Neid ei saa liigutada või?
kuule, aga Touaregil peaks... Kuule, natuke pead kindlalt minema ettepoole. Kuule, aga Touaregil saab ju liigutada toole. Mis asja ongi ju? Nii saad panna. Mis asja? 6 golfi. Ei, no aga nagu... No. Vaata, kus siit tekkis istme vahe ikka. Jõhkur ikka. Ja saab veel, aga ma lihtsalt ise ei mahu. See on mingi 20 senti tõmbas praegu ettepoole. Vaat seda? Ei, no Touaregil saab liigutada, vaata. Siim, kas võime minna? Ootaks veel natuke aega. Kus me oleme? Alexelas. Davai, pange kütust mulle. No, töötab või? Sul ei ole kaarti siin sees ju. Täpselt sama seis. Apple, aga mul on näitas Apple Pay ka. Me saaks Apple Pay'ga panna, jah? Koodi näitame, tangime. Miks Alexela? Sest et see on kõige parem kütus. Puhas kuld, eestimaine ja fun fact. Alexela on ülimugav äpp tegelikult, mida äkki Kaspar oskab näidata. Seal saab Alexelasse saad läbi äppi tankida. Saad läbi äppi mingid soodukaid poest, sööke, jookessu ja väga sööke. Ma vaatasin, mis äppis praegu oli. Kaneelirull. See kindlasti Kasparile meeldib ja vaata seda. Mingi siuke asi on ka siin, jah? Kaspar? Seda iPhone'i userid on ju, saavad siis 5 senti soodukat ja Androidi userid saavad 7 senti soodukat. No, sest kõik teavad, et Androidi ostavad ikkagi vaesed. Aga sul on mingi muu asi seal ees ju? Ei ole. Sama ju. See on suurem soodustus. Aga sa oled äkki rohkem käinud või? Ei ole. Ei ole või? Selles on sünnipäeva soodustus. Op! Sul on süntar või? Oli. Kasparil oli sünnipäeva. Oota, aga kus meil pidu jäi? Sellepärast on ka juuksuris käinud. Tead, mis ma ütlen või? No. Kes on meie tubli vaataja, see teab juba ka seda, et Alexelas saab ka elektriautosid tankida sealt. Ühes videos me seda tegime. Kus kohas oli kõige lihtsam elektriautot laadida? Alexelas. Jah. No nii, poisid. Mis me teeme siin nüüd motoshow'l või? 30 juubelil. Vaatame, siin on 65 erinevat marki. Mul hakkas igav juba lähme. Juba lähme, igav. Oleme edasi, vaatame, mis siin huvitavalt pakutakse. Ma tean, et siin on kõik Eesti uued autod müügil. Okei, kõik ei ole. Uut Toyota Lancarit ei olnud, see, mis väga ilus on. Ei, miks ei ole? Ma ei tea. See oli autogala finalist. Tuli autogala finalist, aga nad ei leidnud eile seda ei olnud siin koha peal. Aga äkki see on täna toodud, nii et vaatame, kas see on siin või ei ole. Ma olen kogu aeg tahtnud siukest kämperit vaadata. Kui seal, kuidas seal oleks magada üleval? No, poisid. No, kaptenitoolid. Mugav. Väga tuus. Ma tahtsin näha, kuidas sa siin magad, aga siin ei ole seda lamatsit. Siin peaks tegelikult katus pealegi. Aha, siin on mingid... hoopis niimoodi magad siin. Need toolid keerad alla, see käib siia peale. Tuus. Siin oli silt ka, et sisse mitte minna. Oli või? Kuule, aga poisid, me andsime sellele autole hääle. No rohkem sina andsid. Ei, no jumala tuus näeb välja ju. Samas nagu vaata seda, noh. Battery. Vaata, Prantsuse lipp on isegi tule sees ja detailid. Kuule, aga vaata, koduse tunde tegelikult ju... Kuule, siin on siuke ekraan nagu ju... Minu arust sellel uuel Yarisel on natuke sarnane ekraan, olete näinud või? Ei ole. Kuule, aga vaat see pill on küll saanud lemmikuid või? Roheauto, rahva lemmik, Eesti auto. Ja ma tahtsin seda ka öelda, et mina olen siis Eesti auto žürii liige. Üks meist on roheautol ka žürii liige, ma ei mäleta, kes meist oli, aga me lähme nende autodega ka proovisõidule, nii et me saame terve päeva neid proovida, Eesti autosid. No see on ehtne Siimu plakat seal ju. 3. seeria, Alpina. Siime. Mis tunded on, Siime? Kuule. Lähme viime poisid Elki, noh. Tunnetate aurat või? Mis aura on? Tunned seda aurat? See on aura 1000. Aga mis auto juures on kõige rohkem inimesi? On ikkagi E36. Kuule, aga kui siit valida, siis Alpina 36 oleks küll päris aus. Mulle isiklikult Alpina küll ei mõelda. Siime. Jah.
Paku, mitu tolli ratas on? 14 või? 14 või? 13. 13. Assa, Maik. Aga siia saabki reaalselt kärurühmi osta. Jah, Bauhausist. aga näeb suht hea välja isegi. Ülituus. Siuke pill võiks olla küll. Eetmas E30 meeldib rohkem sellega. HNS. Ma pole küll ühegi E30 siukest regulli näinud. See on mingi normal sport. Mis see K tähendab? Kaaneta. Kaaneta lihtsalt. Kaaneta. No, lähme Siimu telgist välja ja vaatame edasi. No, ärge minge, jääme siia ikka. Tuleb Vallo. Aga golfikas või? Autogrammiga pill. Mika Häkkinen. Suht soliidne oleks sellisega ringi lasta. Vaata, sul on seal ees ekraan, raadio. Viskad oma läpaka koti siia taha. Jube mõnus ju. Tooliks. See käib üles lihtsalt. Ja toolid on siin all. Jube aus pill. Toetid selga. Kükkis toetid selga. Jah. Näitan korra, mis selle käruga eelmine nädal täpselt samal ajal toimus. Poisid on peal. Miga ja David. Panite päe ringi sellega seda aekotis. No, me vaatasime, jube hea pill. Päris hea pill. Kas golfiväljakul selle kohta öeldud midagi või? No muidugi, kui siuksed poisid roolis on. Sõidab, siis võib. Aga see näeb väga tuus välja ka. Ja vaatasin hinda ka, hind ei ole üldse ju palju. Aga kas ma 8500 eest saan seda sama või? Seda ei saa. Teadki, Gert, mis teha tuleb? Motohobisse minna. Ei, me peame, esimene samm on, me peame oma golfiväljaku tegema. Ja siis me saame neid sinna osta. Aga teeme niimoodi, et ostke kõigepealt 2 tükki neid. Et alustame nendest. Golfiväljak. Siis on juba mõtet teha ka, jah? Muidu ei ole mõtet. Tuleme vaatame seda. Ma tean, et see auto on Leedus müügil ka. See on nagu minu auto, jah. Ta võiks parem või? Ta on lihtsalt selle ära värvinud. Ma vaatan praegu päris tuus on, peaks ka ära värvima. Siim, kas sa siin minu selja taga oleval autol on salongist üks asi puudu, kas sa näed, mis? Üks või? Kohe ei saagi aru. Ainult üks või? Istmeid ei ole. Muu on nagu... Jah, ma vaatasin ka juhiistet ei ole. Muu on vist originaal või? Pole ka. See on isegi rehv on läiki mulle öeldud. Hästi muster. Pealt. Isegi rehvi muster on läikes või? Aga vaata, mis on huvitav, ma ei ole varem läinud. Külje peal on ka muster. Kui sa ikkagi sisse kaabid, et ta veits aitab. Või mingi nõlva peal. Nõlva peal. Vaata, siin on all Line 101-id. On jah? Meie enda sõber Ingo Kikas öeldi, et Line 101, kes tahab, kirjutage Ingo Kikas. Isegi Veegol on pakkumine. 300 eurot oli vist jooksu pealt alla, kui lähed. 200 ja 300 jah. Ikkagi 200 pigem. See on kuu kütuse raha. Ma kohe vaatan. Üle kuu sõidab tasuta kütusega. Ma valetan, ma väga loll oleks seda mitte ära kasutada. Igal juhul peaks tellima endale. Oli ja 200. No, kuule, siin on üks tuttav masin ja tuttav mees. Lähme vaatame. Tere, Harri. Tere, Harri. Tere. Kuidas läheb? Puhkame. Kuidas hooaeg läinud on siiamaani? Raskelt. Miks? Uus asi ja tahab testimist ja õppimist ja harjutamist. Aga sõidab. Selles mõttes on ühtegi võiks öelda parem kui kunagi varem. On jah? No. Aga mis tulemused on? No-prepi peal oli 9.2. 266 kilomeetrit tunnis nool sirgena, mis on minu jaoks nagu väga suur saavutus, sest kunagi pole nii hästi nagu saanud autot sõitma. Aga Kiltsil oli kesine 8.9. Et ei midagi head. Aga mis sa loodad siit kunagi välja saada? Ma arvan, et ei ole probleem siit see 7 välja pigistada. Selle jaoks on nagu kõik olemas, vaja lihtsalt kas natuke seadistada või natuke katsetada või kuskil mujal proovida. Väga tore, hoiame sulle pöialt ja kas see aasta sõidad ka kuskil veel või nüüd on läbi või? Nüüd on läbi. Nüüd on vaja suur hooldus teha ja natuke arendada jälle ja uuel aastal uue alga. No tore, jõudu sulle, davai, tšau. No rehvi järgi võib juba ära öelda, et midagi siin on. Mis sa, Marko, ütlesid, palju hobujõudu oli? Palju. Tead, minu arust keegi kunagi kuskil ütles, et kas 1000 või 1500, mingi seal vahel.
ja minu arust on VKM-is ehitatud. 1300 heppa. 1300 heppa pluss. See on kiirem kui su tavaline teine seeria. Siim, tunned siin aurat või? See on uue auto aura ikkagi. Kämperi aura või? Sest ennem Bemmi siuke tuul käis läbi ja vaata viises ja tuhises seal on, aga siin see lõhn on juba siuke nagu Ma ütlen ausalt, ma tean suht palju autode kohta, aga ma ei tea esimest korda elus näen siukest autot. Lincoln Go või? Ma olen Marki kuulnud varem, aga pole näinud ka. Palju 0-100 on? Elektrikas või? Pistik hübriid. 4,8. 6,8. Keskmine kütusekulu? 6 liitrit. 0,9. 0,9. Elektriline sõiduulatus? 300 kilti. 200. Ja nüüd põhiasi, baasmudeli hind? 39. 49, 990, aga selle konkreetse mudeli hind? No see on mingi täispakett siis 54. Nägid 54, 990. Ei näinud kusjuures, ei näinud. Aga nüüd Eesti riigis kõige aktuaalsem teema, registreerimise aastamaks. No see on vähe, siis see on pistik hübriid, siis see on regamistasu, ma pakun alla 1000, 500. 1089. 1089 või? 1089. Ja aastamaks on siis mingi 150. 215. No peaaegu. Great success! Kuule vaata sisse. Noh, siin on aura või? Siin pigem on aura. Kui meil oleks veel kuule, järgmine kord tuleme Tartusse matkasuvilaga hoopis ju. See oleks väga austiks. Aga pakkume palju see maksab? Siin on hinnasilte lava peal. 132 000. 154. 152 000. Ei, see konkreetne näidis on 154. Mitte 152 ei, see on baashind. Mitte 552 000. 152, jah. Kas sa ei oska maha lugeda või? Kuule, aga vaata seda suht taustelekas. Kuule, kohe hakkab ju Drift Mastersi kvalifinaal, äkki jääme siia või? Paned ühendad ära. Lükkad selle sisse, tuleb voodi alla veel. Kuule, aga mul on aus küsimus. Nii? Kas see kaater või see? Kuule, et Eestis võib-olla isegi võtaks selle. Siia saab ka ju magama veel vist. See oli madrats asjad. Keto juba rääkis sellest. Kuule, aga kui sa niimoodi mõtled, siis see on ikkagi täna odavam kui keskmine Mustaka korter või? Aga sellega saad ka sõita igal poole, korteriga ei sõida. See merevaatega võib see olla maja. See merevaatega, metsavaatega, ükskõik mis vaadet sa tahad. Suht post X oleks ju. Tegelikult tahaks ka nüüd siia teha. Mida sa tahad just? Näeme kätte saanud, võta enda kätte vaid sööda. Vaata, ma panen külge. Kaarselt kohvi eestvedaja ja suure autode hingejuhi. Vaimne juht ja isa, kui nii võib öelda. Ma ei tea, kuna see video välja tuleb, aga see vist tuleb ennem, kui sul tuleb viimane üritus. Ja, 12. oktoober ja Unibet Arena. Paneme autod sisse ja välja, teeme veits teistmoodi ja teeme korraliku hooaja lõpetamise. Ja mis sa siin teed? Tulin vaatama lihtsalt. Sain meisi korraldaja kutsus ja siis tulime vaatama, mis siin toimub. Kõige tähtsam, mis te süüa pakute seal? Kus meil hooaja lõpetamisele, no nagu ikka, mingi 4-5 food truck'i tulevad kohale, purtsi saab, kohvi saab, kooki saab. Üks küsimus veel, mis su lemmikauto siin on? Siin või? Enda autot parklast valida ei saa? Kurat, siis ei ole ühtegi, ei. Seal väljas üllatavalt suur on see aasta see näitusala. Et selles suhtes Liisa on väga kõvat tööd teinud, et see näitusala on väga-väga suur, seal on päris palju ägedaid asju. Ma tahtsin ühte autot. Ei no, ma ei suuda ühte valida. Tead? Ramm või? Jaa. Mulle rammid meeldivad nii. Suur kastiga auto, see on niisugune hea otstarbekas. Sõbrad, paned kasti ja lähed. Saad sinna kasti peaaegu enda auto ära panna. Rattad üle. Ei mahu ju. Mul on ju nii palju pikem kire ju, ei mahu mitte mingi valemiga. Ei no rattad jäävad üle lihtsalt. Jah, no aga ideaalis mahuks jah. Niisugune multifunktsionaalne, vaata, see oleks niisugune hea talvekas. See oleks väga hea auto. Räägi mulle MG-st näiteks, mis on tema 0-100 2 kohta. Jah, mis on 0-100 2,9. 3,2 sõidulatus. See on full elektriline. Full elektriline. 400 kilomeetrit. 507. Valetavad 560 maks. Eeldatav laadimiskiirus 10-80%-ni. 4 tundi, ma ei tea. 38 minutit, 4 tundi. See on ju põhimõtteliselt pane külge, võtta... Meil läheb telefon ka nii kiiresti. No just täpselt. Mis siin veel selle auto kohta? Aga samas,
salongid on kõik, see näeb suht samasugune välja, vaata selle keskosaga nagu oli Corvette. Uksed on ägedad. Jah, lambakad. Ja saad aru, seal on jõudlus, mis ei tunne võrdväärseid. Palju jõudu on? 375 kilovatti ja 725 newtonit. Sama palju kilovatti kui Porsche. No. Kui sina tahad olla Tartus SVM-i edasi müüa, siis võta ühendust, saad SVM-i hakkad Tartus edasi müüma. Ja hinnad hakkavad 16 600-st. Pole paha, pole üldse paha. No kuidas on tunne? Kas leidsite endale meelepärased sõidukid siit? Kõige vingem mis on meie selja taga. Kes meie Instagrami kontot jälgib, see on neid näinud juba. Ütleme kiirelt valikud ära siis. Marko Linno, Ford, Ram. Dodge Ram. Ford Ram. Miks ma hakkasin ütlema Ford, siis ma tahtsin öelda, et seal väljas oli Ford Ranger, see uuem, väiksem kastikas, et läheks prooviks sellega sõita, et kuidas see oleks võrreldes Ramiga. Ja siis ma hakkasin ütlema Ford Ranger, aga tegelikult see oli Dodge Ram. Aga ühesõnaga mina valisin Rami endale. Mina võtsin uue M5, mulle väga meeldib. Ma võtsin Ville. Aga mis on Ville? Ville või? Ville on lumepühkamismasin, sellepärast, et meil on kohe talv tulemas. Ja keegi peab, kuidagi peab need teed puhtaks lükkama. Vähemalt üks ainuke asi, mis on kasulik ka siin. Mitte lihtsalt. M5, Ram. Ramil pead saha ette lükkad sama hästi. Ikkat sa jee midagi. Ville eest sa ikka midagi ära ei lükka. Ma lükkan Ville ära sellega. Pümmid olid võetud, M5 võtta ei saanud. X7 ei hakanud võtma, aga vaadake seda autot. Kia EV9 minu arust väga Tallinna lennujaamast peaks seisma ka selline minu arust väga ülbe välimusel. Aga küsimus. Kas oli mingi teema, et see Bemmi disainer läks Kiasse? Ma ei ole kindel, kas see on fakt. Sa saad vahetada selle oma X7 vastu. Mõtleme, aga ei väga äge auto on. Ei ilus auto on jah. No nii, motoshow'l tiir peal, nagu me nägime, siis aina rohkem tuleb Aasia poolt neid mudeleid ja marke peale. Tundub, et iga teine uus auto, elektriauto on juba mingi siuke bränd, mida isegi ei tea, kuigi me iga päev selles sees oleme, aga ka väga lahe 30 aasta juubel. Iga aastaga tuleb aina rohkem mudeleid ja marke juurde siia, nii et vaatamist on ja nagu te näete, siis hinnad on ka sellised, et igal ühel on siin midagi. Nii et lähme vaatame nüüd edasi, sõidame, hakkame Tallinna poole minema ja eks me tee peal teeme mingi peatuse veel kuskil. No räägi nüüd, kuidas siis autoga sõita on. Okei. Väga mugav auto. 49 500 võib sinu oma olla. Auto 100 premium. Väga palju ruumi. See. Sinu auto teeb nii? Pigem ikka ei tee. He's all over it. He's painting the door with the tyre as he gets into the final outside zone. Nielsen's with him. Okay. Siim oli, mille järgi, mis lisavarus peab olema sinu autol, kui sa valid uut autot endale? No, mina sooviks, et oleks Webasto näiteks. Kas selle autol Webasto on? Ma vaatan. Olemas. Kuule, pult on siin keskel, näitan pulti korra või? Maatriks LED-tuled, väga hea lisa. Näitavad ka vähemalt meie talvise selle pealt. Tead mis või? Selle autoga saad kaasa veel tegelikult teise seti rehve. Ehk siis tuleb 20 tollised valuväljad tulevad kaasa ja lamellrehvid. Distantsi jälgi püsikirjushoidja, front assist, ümbruse jälgimissüsteem. Huipunobe teema. Siis on muidugi, põhiliselt rajahoiuabi, pimenurga hoiatus, siis liiklusmärgi tuvastus, väsimuse tuvastus, Innovision cockpit, Dyn audio. Pane muusikat korra. Tegelikult on kuulda küll, et päris hea muusika. No nii, oleme Tartust tagasi. Autoga ilusti kohale toodud, väga mõnus sõit oli. Tule vaata kindlalt ka Auto 100 Premiumisse. Siin on punast pidurkettad, siin on punane värv, carbon fiber, sinine värv, pereautod, sedaanid, kõik muud masinad. Eks tule siia, vaata legendar auto. Ja nüüd tavainimesele, et Auto 100 ei müü ainult Porsche'si ja Lambosid, ta müüb ka teisi brände.
nii et kui sa midagi otsid, siis autosajast sa arvatavasti leiad selle.